see on motokross. Ühistardiga spordiala, kus spetsiaalsetel krossiratastel ihutatakse ja vahepeal lausa lennatakse läbi keeruliste mudaste radade. Harvad on sõidud, mis mööduvad väiksemate või suuremate õnnetusteta. Hüppeliiges vasakpõlv ja parempõlv, rangluu, õlavarreluu ja siis parempoolne õlg. Ja siis on neer ka eemaldatud. Milline hull peaks tahtma nii ohtliku ala üldse teha? Minu nimi on Tanel Jook ja ma sõidan motokrossi. Tanel on üks Eesti parimaid krossisõitjaid. Hoolimata 7 tõsisemast vigastusest on ta alale jätkuvalt truuks jäänud. No jah, ta on ohtlik spordiala, aga ise olen sellise otsuse vastu võtnud, et kui vaadad liiklusõnnetus, mis toimub iga päev, see pole ohtlikum. Mul on vähemalt krossirada, kus on kindlad reeglid, kindlad paigad ja ma lähen ja elan seal ennast selle välja. Aga millised siis on need kindlad reeglid, nipid ja abivahendid, mida krossisõitja peab järgima, et kui mitte alati vigastuses pääseda, siis vähemalt ellu jääda? Kõige levinum õnnetus krossirajal on kaasvõistlejaga kokkupõrkamine ja selle tagajärjel kukkumine. Või siis lihtsalt ise kukkumine. Ehk siis krossisõitja peab oskama kukkuda. No jah, kuidas sa läksid harjutad muidugi, on ju. Teatud kiiruse juures sa ei hakka niisugust kukkumist harjutama. Et pigem on jah, et tõmbad natukene kõik ennast rulli, kui mingi kukkumine on, et sa rullid, et lihtsalt lärake vastu maad ei käi. Vahel on õnnetuse põhjustajaks ka ratas. Või õigemini see, kui see võistluse ajal rikki läheb. Eriti hull on, kui see juhtub keset hüpet. Siis ma näen, et midagi enam päästa üle, siis mingi hetk tuleb maha hüpata sikli pealt, et see 100 kilo sulle tagant selga ei tuleks. Mõnikord tasub küll lenksust kinni hoida, aga mõnikord ka lased lenksust lahti ja lased ennast veereda. Aga kui sa ikkagi tuled niimoodi ära, et sikli on juba tagurpidi, sa oled seal sikli all niimoodi, siis pigem viskad selle sikli ära, et sa kukud niimoodi hüppe kõrvale maha, et ja sikli selga ei tuleks. Ohtliku olukorra võib põhjustada ka see, kui pikalt rattast kinni hoidnud käed lähevad keset sõitu krampi. Sul sõrmed ja käed pumpavad ennast vere niimoodi siin kinni, et sa ei suuda kontrollida, palju sa gaasi keerad või sidurit võtad, et siis sa pead endale aru andma, et see ongi, kas sa sõidad piisavalt tsikliga või teed õigeid harjutusi või toitumisest, et sa tead, millest sul tekkinud on ja kui sul see tekib, siis selle pead leidma selle viisi või mooduse, et seda sul ei tekiks. Aga kõige olulisem on muidugi õige varustus. Põlvekaitsmed. Näiteks minul on oma jala järgi tehtud need. Krossipüksid, krossisaapad, rindkerekaitsed, krossisärk, krossikiiver, krossikindad, krossiprillid. On olukordi on, kus sa pead prillid ära viskama ka, et ilma prillideta sõitma, et siis on jällegi ohtlik ja kui varem võisid ilma sõita lõpuni, siis nüüd on niimoodi tehtud, et sa pead tulema boksi ära vaatama. Ja muidugi peab ka tsikkel olema hoolitsetud ja sõita järgi seadistatud. Loomulikult on selge, et 100% ohutust ei taga ükski eelpool nimetatud abinõudest. Ja teatud risk vigastada saada on krossirajale suundudes alati. No ütleme, võib-olla see neer on natukene olnud mul see kõige suurem õnnetus natukene oma lohakus. Sõitsin lihtsalt, kui olen natukene noorem, et sõitsin läbi poriloigu, aga ma ei teadnud, mis seal poriloigu sees täpselt on ja siis viskas mind tsikli pealt maha. Et võib-olla ei oleks pidanud sõitma läbi poriloigu. Aga mis siis ikkagi tõmbab inimesi selle pealt näha nii ohtliku ala juurde? See põnevus, need hüpped, füüsiline koormus, mis sa saad ja kuidagi see adrenaliin ja see võistlusärevus ja asjad, mis see tekitab, et see mul ei oska öelda, see nagu väga meeldib ja sa pead ikkagi mingi riski võtma, kui sa tahad mingi profisporti teha või tipus olla. Eks ta on natukene võib-olla üle ka paisustatud, et ta ikkagi nii ohtlik ei ole, kui ta tundub.